Tere tulemast Toiduklubi järgmisesse saatesse. Täna on plaanis teha sellist klassikalist salatit, mida enamik inimesi tunneb Caesari salati nime all. Kuna seda aga on maailmas tehtud nagu 1000 erineval viisil, siis kindlasti see, mida mina täna teen, ei ole klassikaline, aga ma loodan, et see on nagu suhteliselt kiire, kerge ja kõigile teostatav suupoolis. Aga esimese asjana teeme paari sellist boonust, mis ei ole Caesari salatiga üldse seotud. Kõige esimese asjana väärindame kõige tavalisemat kraanivett. Aianurgast leitud piparmündimets, sealt saab kindlasti mõne oksa maha murda ja lisada vee hulka. Siin ta võib seista julgesti ööpäev läbi, vahepeal külmas olla ja vesi saab väga hea mõnusa maitse juurde. Hiljem võib sellest teha sellise kerge kosutava limonaadi, lisades näiteks mineraalvett. Teine boonus on soolakurgid. Tõenäoliselt on igal peremehel ja perenaisel oma soolakurkide retsept. Minul juhtub sageli niimoodi, et kui mul tuleb kange soolakurgi isu, siis ma ei saa neid süüa, sest ma olen unustanud nad eelmisel õhtul valmis teha. Seetõttu on mul teile pakkuda üks väga lihtne retsept. Tegelikult on võimalik neid väga kiiresti teha ise. Selleks võtame kurgid. Lõikad otsad maha, sest need otsad võivad sageli olla lihtsalt kibedad. Ja siis teed ülejäänud kurkides sellised suupärased tükikesed. Liiga väikeseks ei ole neid mõtet teha, aga paras selline kahvli otsa torkamine. Peale soola väga palju ei ole mõtet panna, sest ega see soola söömine tegelikult väga tervislik ei ole. Ja siis gaas peale ja natukene lüüa rütmi. Ja kui nad on mõnusasti siin läbi tambitud, siis võib neile lisada juurde pisut maitseaineid. Teine võimalus on veel panna gaas peale ja raputada veel kord. Aga seda ma ei soovita, sellepärast, et kui nüüd kaane ära võtad, siis see on kõik plöga täis. Aga nad võivad jääda kaan alla seisma, siis kui läheb söömiseks, siis nad on parasjagu valmis. Caesari salati juures on üheks väga oluliseks või põhiliseks komponendiks roomasalat. Ilma selleta tegelikult ei ole võimalik teha Caesari salatit. Ja seetõttu, et see põhiline koostis on roomasalat, sageli arvatakse, et Caesari salat on pärit kuskilt Itaaliast või sealt kandist. Päriselt see tegelikult nii ei ole. Väidetavalt on Caesari salat pärit Mehhikost, kus üks Caesari nimeline restoranipidaja sellise salati välja mõtles umbes 100 aastat tagasi. Caesari salat, nagu ma ütlesin, peamiselt koosneb roomasalatist. See on vaja lihtsalt teha sellisteks mõnusateks tükikesteks. Eelnevalt loomulikult ta puhtaks pesta, kui see just ei ole tulnud oma aianurgast või vanaema aianurgast või ei ole teada, et see on mahe ja puhas toit. Kuigi salatile kastet peale pannes salat läheb alati pisut kokku, siis kaussi väga täis panna ei tasu, sest et ebamugav on segada lihtsalt. Järgmisena võtame käsile Caesari salati kastme. Kui guugeldada, siis kindlasti leiab miljon erinevat retsepti selle ainsa õige klassikalise Caesari salati kastme tegemiseks. Aga mina selle poole üldse ei püüdlegi, et see oleks õige ja ainus, vaid mina teen seda nii, nagu mina teen. Selleks kasutan mina majoneesi, ansjooviseid ja küüslauku, mis on ka siin kenasti olemas, ja
alati praktiliselt panen ma mingite kastmete sisse ka võimalikult palju ürte. Esimene koostisosa on majonees. Mina kasutan täna poemajoneesi, aga seda võib vabalt ka ise teha. Majoneesi tegemine ei ole üldse keeruline, selleks on vaja munakollast, sinepit, õli, soola, pipart. Aga sel juhul kindlasti ei saa vegan majoneesi, et antud juhul on tegemist siis täiesti taimse tootega. Ja kastet ei pea tegelikult olema sugugi üldse väga palju, ta lihtsalt peab olema maitsev. Lisaks majoneesile, nagu ma ütlesin, läheb komplekti küüslauk. See on üks asi, milleta pole mingit õiget Caesari salati kastet, isegi siis, kui see ei ole see üks ja ainus ja õige. Kolmas koostisosa on anšoovised. Uurisin ka võimalust, kuidas saab teha Caesari salatit või kastet õigemini ilma anšooviseid kasutamata. No ka selle kohta leiab mitmeid erinevaid retsepte, muuhulgas näiteks, et kasutada hoopistükis tamariinikastet või India pähkleid. Ja anšooviseid tuleks panna lihtsalt maitse järgi. Mina panen alati, kui nad käepärast on, mingi portsu ürte ka sinna sekka. Ja nüüd lihtsalt kõik läbi mikserdada. Soola ja pipart ei olegi üldse vaja lisada, seda võib kõige viimasena panna vastavalt siis jällegi oma maitsele, sest et anšoovised on juba maitsestatud. Ei ole väga hea. Isegi võiks öelda, et on suurepärane. Ja nüüd läheb kaste lihtsalt siia salati lehtede peale ja tuleb mõnusalt läbi segada. Ja serveerida Caesari salatit igasuguste hea ja paremaga, kes soovib kala või kana, kes ei soovi, ärgu pangu. Mina siin praegu ei pane talle midagi olulist lisaks, veel mõned tomatid. Ja juust. Mina kasutan kõva juustu, see on Eesti juust Forte, Valio juust Forte. Ja see on täiesti piisav selleks, et üks head Caesari salat valmis teha. Aga üks komponent on veel puudu. Kui tavaliselt pannakse Caesari salati peale röstitud saiakuubikuid, siis mina seda ei tee. Mina röstin selle asemel hoopis tükis kikerherneid. Ja nüüd need kuival ja kuumal pannil kiiresti röstitud kikerherned võib lihtsalt siia saiakuubikute asemel peale ladustada. Head isu! Aga see ei ole kõik. Igas kodus on jäänud kuskile kapinurka midagi vedelema, mis tingimata tahab ära tegemist enne, kui nad täiesti söömiskõlbmatuks muutuvad. Ja minul on selleks jäänud üksikuid puuvilju, millest saab teha imelise magustoidu ka siis, kui nad võib-olla enam nii apetiitsed välja ei näe. Mingit kunsti siin ei ole. Ja nüüd pole muud, kui see kõik kenasti läbi segada.
ja mõnda keskmisest ilusamasse kaussi valmis tõsta. No ja kui on käepärast marju, võib need juurde lisada või panna peale veel midagi muud, mis kapis või aias leidub. Ja valmis ta ongi. Aega võttis umbes 3 minutit. Palun! Kuna meil nagunii ei ole tegemist ühegi maailmaklassikasse kuuluvat Caesari salatiga, siis võib vabalt neid eriti värskelt soolatud kurke kasutada salati garneeringuna. Näiteks kana asemel. Palun! Ja head isu!